Tere! Tänase veebiseminari teema on tööalase heaolu uuring. Mina olen Deniss Kovaljov. Mina olen siis Tripodi uuringute spetsialist ja organisatsioonide arendamise konsultant ja minuga kaasas on mu hea kolleeg. Ja tere ka minu poolt kõigile, et mina siis tegelen Tripodis peamiselt selliste juhtimiskultuuri arendamise projektidega, et näiteks siis 360 kraadi projektid, erinevad kompetentsimudelite loomised ja muud sellised projektid. Aga kuna osalesin ka siis selles töögrupis, mis meie metoodika uuendamisega tegeles, siis tulin siia koos Denissiga sellel teemal rääkima. Jah, et tänane formaat on meil selline, et sisuliselt vaatame slaididele otsa, et keskendume sellele, mis on ikkagi tööalase heaolu uuringu nii-öelda mõte, selline filosoofia, kuidas me üldse selleni välja jõudsime ja siis Maarjaga täpselt arutamegi, et milline on tegelikult selle roll siis tänapäeva organisatsiooni uuringute maailmas. Esiteks siis võiksimegi küsida, et tegelikult millele keskendub tööalase heaolu uuring ja kui mõtestada seda pisut kaugemalt, siis tegelikult nüüdisaegne ärikeskkond, sotsiaalne keskkond, majanduslik keskkond on tegelikult pidevas muutumises ning me peame sellega kaasas käima. Ja samamoodi peab sellega kaasas käima ka organisatsioonide hindamise metoodika. Ehk siis selline tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majanduslikud tingimused laiemalt mõjutavad otseselt organisatsioonide tulemuslikkust ja läbi selle ka tegelikult töötajate pühendumus, töötajate heaolu nendes. Ja ei ole, ma arvan, mitte kellegile suureks saladuseks see, et töötajad ongi tegelikult organisatsioonide põhikapital, et vahet ei ole, mis käive või kasum on lõppude lõpuks. Organisatsioon saab ikkagi toimida ainult siis, kui seal on head töötajad. Ja tegelikult me ju vaatasime ka teaduskirjandust, et mida üldse siis selle heaolu mõiste kohta kirjutatakse, et seda küll defineeritakse sellist tööalast heaolu hästi erinevalt, aga üks asi, mis sealt selgelt tuleb esile, ongi just see selline töötaja fookus, et kuidas siis töötaja ise suhestub enda tööga, kuidas ta suhestub selle organisatsiooniga, kuidas ta ennast tööl tunneb, kuidas ta saab aru, et milline on see tema panus, sest et see mõjutab ju tohutult ka tegelikult seda töö tulemuslikkust, et see on ka meie siis sellesse uuendustega kaasa tulnud, et oleme natukene tugevamalt siis seda just sellist töötaja fookust sisse toonud. Et kuidas me tegelikult selle nagu ideeni välja jõudsime, et kuskilt nii-öelda pidime me ikkagi alustama, siis tegelikult see kuskilt nullist ei ole üles ehitatud, et meil on ikkagi oma pikaaegne kogemus taustal, oleme organisatsiooni uuringutega tegelenud juba üle 15 aasta ja selle aja jooksul oleme kogunud hästi suure hulga tegelikult teadmuse, suuri andmeid, kogemusi ja selle väärtus ajas ei ole väga palju vähenenud, sest et need teemad, mis sealt ikkagi läbi kostuvad, on tegelikult iga organisatsiooni jaoks suhteliselt igavesed, ajas väga hästi püsivad ning kuskil on nagu hästi ära ei kao. Et näeme endiselt seda, et sellised hästi klassikalised teemad nagu tööaja korraldus, info liikumine, vahetu juhtimine, aga ka töö tasustamine on endiselt hästi asjakohased, nad mõjutavad väga tugevalt kõikide organisatsiooni liikmete heaolu, et siin me ei räägi ainult sellised spetsialisti või rohujuure nii-öelda töötajate tasandist, vaid siia kaasatud ka juhtimistasanditelt. Ja teiselt poolt, et ikkagi mitte ainult see, et me nägime, et nad on olulised lihtsalt selle pealt, et et need kerkivad võib-olla selliste tugevustena või arenguvajadustena erinevates organisatsioonides, vaid me viime läbi ka suhteliselt põhjalikke korrelatsiooni analüüse ning sealt ilmnevad just nimelt need samad seosed esile, mis aitavad meil üpris tugeva kindlusega väita seda, et just need teemad ongi need olulised, me peaksime nendega tegelema ja nemad on ühed sellised juhtivamateks teemadeks ka organisatsioonide toimimisel. Teiselt poolt, et mitte nii-öelda liiga kinni jääda sellesse, et mida me juba teame, et vaadata natukene ka ringi, siis me rääkisime ka erinevate ettevõtete juhtidega. Et intervjuudes tegelikult keskendusime mitte ainult sellele, et mida me peaks küsima, vaid ikkagi nagu sellistele
pisut põhjalikamatele teemadele ka nagu, et olulisemad KPI-d, et mis need võib-olla oleksid head tavad, kuidas organisatsiooni uuringuid läbi viia. Et tegelikult nende intervjuudega tegeleski Maarja, et tema oskab kindlasti natukene paremini praegu kommenteerida siin. Ja, et hästi põnev oli, tõesti rääkisime mitmete siis tippjuhtide ja ka personalijuhtidega, et just saada võib-olla sellist kinnitust enda sellele lähenemisele, et saada natuke nende vaadet. Ja kuna me juba nendega siis rääkimise ajal olime sellise enda esmase struktuuri loonud, et tõesti oli väga tore siis näha seda, et saime kinnitust, saime sellist julgust, et me liigume õiges suunas oma metoodikaga, et need intervjuud olid väga põnevad, võtsime seda sisendit kõike arvesse, mis me sealt saime ja selles mõttes andis meile enesekindlust, et teeme õiget asja ja liigume õiges suunas. Ja, et juhtidelt tegelikult see kogutud teave oli hästi oluline meie jaoks, et aru saada, kas me ikkagi üldse liigume õiges suunas ja et mis on nagu need olulisemad sellised KPI-d, mida juhid tahaksid näha, et kuidas nagu üldse mõtestada enda jaoks seda organisatsiooni hetkeseisu, ehk siis millised on need olulised näitajad, mis on tegelikult suurimad hetke väljakutsed, ehk siis kui me mõtleme selle peale, et mille jaoks ikka tavaliselt nagu kaardistatakse, siis tavaliselt juhid ikka teavad üpris hästi, mis on nende organisatsiooni tugevused, aga just nimelt need väljakutsed ja võib-olla arenguvajadused organisatsioonis, neid on pisut keerulisem kaardistada. Ja täpselt seda me tahtsimegi tegelikult teada, et mida me peaksime ikkagi uurima. Ja sinna lisaks võib olla ka see, et isegi olulisemad juhtimisomadused, et paremini aru saada, millised on need tänapäeva juhtimiskompetentsid, mida juhid tahaksid oma võib-olla keskastme juhtidele samuti näha. Või siis isegi nendel nii-öelda spetsialisti tasandi töötajatel, kes võib-olla oma nii-öelda karjääri arengus tahaksid mingil hetkel juhi positsioonile tõusta. Ehk siis tahtsime teada ka sellest. Ja natukene võib-olla teadusuuringutest ka, et me nägime seda, et tegelikult selline kogutud teave, et me saime kinnitust sealt selle kohta, et meil on vajadus liikuda sellise jätkusuutliku tööalase heaolu suunas, ehk siis me peame hindama neid teemasid, mis oleksid ajas olulised ja liiguksid edasi. Nii, aga meie nii-öelda järgmine punkt on ikkagi see, et mis on meie veelgi suureks tugevuseks selle tööalase heaolu juures on lihtsustatud struktuur. Ehk siis me tahtsime teha oma metoodikas sellise sammu, et me teeme oma väited veelgi arusaadavamaks, veelgi lihtsamaks ja üleüldse, et kogu ülesehitus oleks hästi loogiline, see oleks kõigile mõistetav ning sõltumata tegelikult organisatsioonist, mis valdkonnas tegeletakse, isegi sõltumata töötajast ja nende nii-öelda kvalifikatsioonist, et kõikidel oleks ju lihtsasti ja üheselt mõistetav. Ja lõpuks me ei ole ära unustanud ka seda, et me läheneme tegelikult protsessile väga paindlikult, ehk siis me püüame olla nii keeleliselt kui ka teemade valiku koha pealt võimalikult paindlikult, et me tagaksime ikkagi selle olulise aspekti, et me mõõdame täpselt neid asju, mis on organisatsioonil olulised, millest üldse juhid ja organisatsioonid tegelikult huvitavad, mille kohta nad tahaksid seda tagasisidet saada. Ja tegelikult tulles tagasi selle lihtsustatud struktuuri juurde, et see oli ka üks asi, mille osas me saime väga positiivset tagasisidet just nende intervjuude siis läbi. Et tõesti, see on see, mida täna peetakse väga oluliseks, et enam ei kasuta keegi selliseid väga suuremahulisi uuringuid, kus on mingid tohutu hulk teemasid, keeruline sõnastus, et seda tagasisidet saime ja siis lihtsustasimegi oma seda struktuuri, et ta oleks selline võimalikult asjakohane. Vaatasime ka seda väidete puhul, et just selline lihtsustatud sõnastus, võimalikult aru saada, mis muidugi ei võta ära kindlasti seda sellist väite kvaliteeti, aga ikkagi see selline lihtsustamine oli üks ka põhimõte, mida me kindlasti järgisime siis kogu selles protsessis. Ja võib-olla selline üleüldine vaade ka, et me oleme sisse toonud Tripodis ka oma teistes tegevustes sellist appreciative inquiry teooriat, mis siis keskendub sellele, et vaatab just positiivselt, vaatab neid häid kogemusi, keskendub tulevikule, et mis on hästi, mida me tulevikus saame teha paremini
ja üritasime ka seda siis siin arvesse võtta ühe sellise tausta põhimõttena ikkagi hoida selle metoodika siis arendamisel. Et see ka oli siis meie jaoks hästi oluline, et need väited ikkagi keskenduksid sellele, mis on juba ka hästi, aitaksid töötajal võib-olla ka mõista enda rolli erinevates protsessides paremini, mida ta ise saab teha veel. Et see oli kindlasti ka hästi oluline. Ja kui me jõudsime siin struktuuri juba natukene puudutada, siis võiksimegi korraks otsa vaadata, et mis see struktuur ikkagi on, et nii-öelda see kõige suurem, laiem kontseptsioon, mis meil üleüldse uuringu puhul ongi tegelikult tööalane heaolu. Me mõõdame seda siis nii-öelda igal tasandil. Tasandeid ongi meil 3 tükki ja esimene neist on töötaja tasand. Töötaja tasand ikkagi on meie jaoks selline võib-olla kõige suurem uuendus, mida me oma varasemas organisatsiooni terviseuuringu metoodikas ei käsitlenud niivõrd põhjalikult, vaid pigem keskendusime rohkem sellele, kui hästi organisatsioon ise toimib, kui hea tervise juures oli siis organisatsioon, et tööalase heaolu uuringu puhul me kindlasti keskendume palju rohkem sellistele teemadele nagu tööõhkkond, et vaadata sinna sisse, kui hästi ennast sisuliselt töötaja tunneb töö juures, aga ka ei unusta selliseid asju ära nagu isiklik areng, tööalane autonoomia ja selline oma töölaua korraldamine. Siis teise nii-öelda aspektina on meil siis koostööga seotud heaolu. Siin me keskendume rohkem sellistele protsessidele, mis organisatsiooni nii-öelda edasi veavad, ehk siis igapäevasemad teemad nagu info liikumine, meeskonna juhtimine, aga ka sellised keerukamad teemad, mis on ka samuti väga klassikalised muidugi uuringute puhul, aga nad on endiselt hästi olulised nagu koostööosakondade või tiimide vahel. Siin me püüame hästi palju rõhku panna ka sellele, et ikkagi koguda rohkem nii-öelda suunatud tagasisidet ka, et inimesed saaksid väga täpselt oma tagasiside suunata ühele või teisele üksusele, et sealt hiljem siis juba arengutegevuste käigus oleks ka see tulemuslikkus kõvasti suurem. Ja viimane siis nii-öelda kõige suurem, kõige laiem tase on ikkagi organisatsiooniline heaolu. Siin keskendume hästi palju tippjuhtimisele, ehk siis selline strateegiline juhtimine, aga ka juhtimiskultuur üleüldiselt laiemalt, ehk siis kas me näeme organisatsioonis sellist avatud, kaasavat tagasisidet väärtustavat juhtimiskultuuri. Aga me ei unusta ka selliseid olulisi teemasid nagu organisatsiooniline õppimine, ehk siis kas me oleme valmis edasi liikuma, kas töötajad tahavad, et organisatsioon areneks ka koos nendega, ning kindlasti eesmärkide ja väärtuste teema on samuti üheks hästi oluliseks osaks selle alateema juures. Ja võib-olla seda kõike seob kokku selline kontseptsioon nagu üldine heaolu. Üldine heaolu on meie jaoks nii-öelda, ta on väljund näitaja, sisuliselt teda võib kasutada KPI-ga, aga me oleme näinud, et üldises heaolus, mis on meil kirjeldatud 7 väitega, et see alateema on väga tugevalt seotud tööalase heaolu alateemadega. See tähendab seda, et kui me mõjutame mingit alateemat, olgu kas ta seotud töötajate isikliku heaoluga või koostööalase heaoluga või organisatsioonilise heaoluga, siis nende mõjutamisega me saame tõsta ka töötajate sellist üldist heaolu, mis kirjeldab tegelikult väga hästi üldist hoiakut ja suhtumist oma organisatsiooni heasse toimimisse. Kindlasti on võib-olla mõnel kuulajal küsimus ka selle kohta, et kas nüüd nii-öelda see, mis me oleme võib-olla varasemalt koostööd teinud organisatsiooni terviseuuringu formaadis, et kas need andmed lähevad nüüd kuidagi nii-öelda kaotsi, et kas on võimalik kuidagi ehitada mingit silda 2 metoodika vahele, siis oleme ka selle peale mõelnud ja tõepoolest on võimalik võrrelda 2 metoodikat omavahel, küll mitte täielikult, aga me saame teha sellise heaolu indeksi, mis koosneb siis kõige olulisematest organisatsiooni terviseuuringu väidetest ning nende abil siis tegelikult säilitada selline indekseeritav muutus ka võrreldes eelmise korraga. Ja vaatame siis tegelikult
pisut põhjalikumalt seda, et mida uut me ka mõõdame, kuhu me üldse liigume. Ja selle pildi ma valisin tegelikult selle siia, et üheks selliseks mõisteks, mis võiks samuti siit läbi kõlada, on tegelikult see, et meie lähenemine võiks olla jätkusuutlik ja võimalikult mitmekesine ka nendes teemade valikutes. Ja esimene teema tegelikult, mida ma tahaks natukene rohkem puudutada, ongi isikliku arengu teema. Et ma jõudsin põgusalt enne juba mainida seda, et isiklik areng on üks oluline osa sellist töötaja heaolusust ja me näeme tegelikult viimase 2 aasta jooksul, et see teema on muutunud just eriti populaarseks, eriti oluliseks, isegi kui me otseselt selle kohta ei ole varasemalt ka küsinud tagasisidet, siis me nägime seda just sellisest kvalitatiivsest tagasisidest, kommentaaridest, kus töötajad, kui nad hakkavad mõtlema sellise organisatsioonilise õppimise peale, siis tihtipeale tullakse ikkagi tagasi enda juurde, ehk siis kuidas minu enda areng, kuidas minu professionaalne teekond siin organisatsioonis võiks välja näha. Ja need teemad on hästi tugevaks mõjutajaks ka selliste täpselt nende üldiste hoiakute kujundamisel nagu üldine heaolu, aga ka soovitamine, näiteks organisatsiooni soovitamine. Siia on seotud külge ka ENPS näiteks näitajana, aga ka selline võib-olla pisut hirmutavam näitaja nagu lahkumise kaalumine, ehk siis töötajate jaoks on muutunud viimasel ajal väga-väga oluliseks otsustavaks faktoriks ikka see isikliku arengu aspekt. Ja ka teaduskirjandusest me oleme tegelikult täheldanud, et just sellised mõisted ja kontseptsioonid nagu näiteks knowledge management ehk siis selline teadmuse juhtimine organisatsiooni sees on järjest populaarsemad, nad on järjest mõjukamad ja neid uuritakse ka järjest rohkem. Siis järgmine selline töötaja nii-öelda heaolu kujundav punkt on tegelikult seotud vastutuse ja tööalase autonoomiaga. Et alustaks sellest teisest mõistest nagu tööalane autonoomia, et on hästi seotud sellise töökorraldusliku poolega loomulikult ja töökorraldus sellistes modernsemates organisatsioonides on liikunud järjest rohkem isejuhtivate tiimide suunas, kus isegi kui vahetujuht on olemas, siis ta on rohkem nagu kolleegi tasandil, ei ole enam nii ranget hierarhilist struktuuri ja ka seda sidet ega suhet töötaja ja juhi vahel. Seega töötajatel on tegelikult järjest rohkem soovi selle osas, et neil oleks, nende sõnal oleks rohkem kaalu otsustamisel, et kuidas ma oma tööd teen, milliseid tööülesandeid ma parajasti täidan, aga paraku ei saa nii-öelda need vabad käed täielikult anda, et ikkagi nagu see vastutuse pool peab ka seal olema, ehk siis me peame ikkagi hindama, kas organisatsioonis või isegi pisemas üksuses on nendel töötajatel olemas ka need kompetentsid, et võtta vastutust selliste otsuste eest, sest et halvimal juhul me võime ennast leida olukorras, kus tegelikult produktiivsus on langenud meeletult, me ei saa enam selle nii-öelda lubatud tööga hakkama ja asjad jäävad tegemata. Ehk siis see on kindlasti keeruline teema, aga ta on ka hästi-hästi oluline, mida mõõta tänapäeva organisatsioonides. Kui vaadata sellistele laiematele mõistetele otsa, siis siin me räägime tegelikult eesmärkidest ja väärtustest. Ehk siis see on seotud hästi tugevalt organisatsioonilise heaoluga. Kui meil on organisatsioonis sellised selgelt sõnastatud ja kõigile töötajatele edastatud väärtused, millega inimesed oskavad ka suhestuda, siis see on üheks suurimaks komponendiks, et eristada selliseid hästi toimuvaid organisatsioone ja väga hästi toimuvaid organisatsioone, kes suudavad tõusta oma valdkonna ja tegelikult turuliidriteks, kuna nad suudavad kaasata oma mõtteviisiga võimalikult suurt osa kõikidest organisatsiooni töötajatest. Ja kui me suudame tegelikult seda töötajaskonda ka kaasata, siis me jõuame välja selleni, et need suuremad strateegilised eesmärgid, mida me oleme kogu organisatsioonina endale paika pannud, on ka palju kergemini saavutatavad, sest et meie mõtetega tullakse meelsamini kaasa, me oskame neid selgelt siduda ka oma väärtustega ja pikemaajalisemate eesmärkidega. Ja kui me suudame need pikemaajalised teemad siduda ka töötajate vahetute või lühemaajaliste isiklike eesmärkidega, siis
seal on tegelikult see edu võti ka peidus. Ja tegelikult me ju oleme ka sisse toonud mõned sellised täiesti uued teemad, et oleme siin saanud ka aegade jooksul tagasisidet klientidelt ja ise ka märganud, et millised on võib-olla sellised teemad, mis on muutunud just viimastel aastatel oluliseks. Et näiteks ongi mitmekesisus, jätkusuutlikkus, muudatuste juhtimise teema. Et nad on paljude ettevõtete jaoks endiselt võib-olla sellised mitte nii olulised, aga me näeme, et ikkagi seda sellist nõudlust ja vajadust juba on, et paljud ettevõtted soovivad kaardistada ja süsteemselt ka hinnata seal töötajate arvamusi siis selliste teemade osas. Et need on täitsa olemas, on võimalik neid kasutada ja sisse tuua metoodikasse. Jah. Aga Deniss, ma küsin sinult, et kui läbi intervjuude, nagu ma rääkisin, et me tegelikult saime väga head sellist tagasisidet, aga too hetk meil ei olnud tegelikult see metoodika lõplik. Et nüüd ju sa oled juba klientidele, meie koostööpartneritele seda metoodikat näidanud, et kas sa oled ka juba saanud sellist tagasisidet, et millisena see on mõjunud, kuidas seda on vastu võetud? Ja, et kui ausalt öelda, siis meil natukene oli ikkagi hirm selle osas, et äkki see, mida me mõtleme ja see kõik suur töö, mis me oleme ära teinud, et äkki meie koostööpartnerid näevad, et võib-olla see ei ole nende jaoks nagu kõige õigem lähenemine ja neile see päris nii hästi ei istu, aga me oleme saanud tegelikult ääretult positiivset tagasisidet selle kohta, et need on need teemad, mida tegelikult tahakski arengukavadesse võtta, et need nii-öelda klassikalised rahulolu uuringute temaatikad on ennast pisut ammendanud, et aastast aastasse on võimalik küll nendega tegeleda, parandada selliseid tüüpilisi heaolu kujundavaid tegureid, et töö tasustamissüsteemi teha pisut selgemaks ja kuidagi tööaja korraldusele paindlikumalt lähenedes. Aga mingi hetk nii-öelda see ammendab ennast, et ja jäädakse nagu pisut stagnatsiooni, ei ole arusaadav, kuna tulemused on justkui väga head, aga töötajate nagu rahulolematus paistab ikka kuskilt välja. Ning kui me oleme tõstnud nagu need teemad lauale, et täpselt tööõhkkonna temaatika, isikliku arengu, tööalase autonoomia teemad, siis justkui on läinud nagu mingisugune lamp kuskil põlema, et ohoo, et need on täpselt need asjad, mida me tahaks ikkagi vaadata, et tunne on igatahes selline, et see on olnud nii-öelda selline puuduv pusletükk, et pilti veelgi selgemaks saada, et veelgi paremini ära kaardistada, kus on organisatsioonis need tugevused, kus on võib-olla need kohad, mis vajaksid järeleaitamist ja mul on nagu ääretu hea meel, et me oleme välja jõudnud sinna, kuhu me oleme välja jõudnud ja tegelikult ma tõeliselt tunnen uhkust selle uue metoodika üle ja esimesed projektid meil juba tegelikult hoogsalt käivad ja ka sealt kogutud andmed annavad vägagi sisukat tagasisidet. Ja minul samamoodi on olnud tõesti hea meel osaleda selles arendusprotsessis, et enda jaoks ka tohutult põnev protsess, palju õppinud selle käigus ja tõesti ootan ka juba huviga neid esimesi selliseid tulemusi, et saame juba võib-olla rääkida rohkem, et kuidas selle metoodikaga on läinud erinevates projektides, et väga põnev igal juhul. Aga nüüd meil vist on aega ka võtta mõned küsimused, arutada natukene veel. Et ma panen ka selle slaidi ette, kus on minu kontakt, et kui tõesti soovite selle metoodika kohta rohkem teada, siis kirjutage, et võtke meiega ühendust, aga jah, hea meelega vaataks ka küsimusi, et mis on meile sinna live chati võib-olla ka tekkinud. Ja, et üks küsimus on näiteks selline, et kas siis sinna uuringusse ikkagi et me rääkisime ju sellest struktuurist, et milline ta on, et mis need põhiteemad ja sinna siis jagunevad alateemad, aga kas neid on võimalik ikkagi ise valida, et milline see paindlikkus on? Jah, et teemade osas oleme väga paindlikud, et meil on läbi mõeldud selles suhtes, et on olemas nii-öelda baasosa küsimustikust, mis kaardistab siis üpris põhjalikult kõiki tööalase heaolu tahkusid, aga nii-öelda ta ei ole
kogu meie väidete ja teemade patarei, ehk siis sinna saab juurde valida lisateemasid ja ka kõiki alateemasid on võimalik avada veel rohkemate väidetega, et me nii-öelda sinna baasossa, mis koosneb meil kuskil 40 väitest, et me kõike korraga ei pane, läheneme ikkagi selles mõttes protsessile võimalikult paindlikult, et ikkagi hinnata täpselt neid organisatsiooni ja tööalase heaolu osasid, mis on ikkagi meie koostööpartnerile tähtsad, mitte see, mida me ise tahaksime võib-olla teada. Siis üks küsimus ka avatud küsimuste kohta, et tegelikult need on ju uuringute jaoks tohutu väärtusega, aga me väga ei rääkinud nendest, et kuidas nende avatud küsimuste kasutamisega? Et avatud küsimustega on nii-öelda kahetine seis, et meil on osad avatud küsimused, mida me kasutame iga alateema juures, kus on võimalik siis saada kvalitatiivset tagasisidet anda kõikidel töötajatel. See on selle jaoks, et pisut täpsemalt suunata tegelikult seda kvalitatiivse tagasiside kogumist ning panna siis vastajaid mõtlema just nende teemade peale, mis võiksid just selle alateema juures olulised olla. Aga me oleme kokku puutunud ka varasemalt ja oleme otsustanud jätkata selle sama nii-öelda mõtteviisiga, et kui meie koostööpartneril on tõepoolest mingi selline teema, mida otseselt mõni nii-öelda alateema ei kata, aga ikkagi sooviks selle kohta tagasisidet ka saada, siis on võimalik täiesti formuleerida oma avatud küsimused ja koguda kvalitatiivset tagasisidet kenasti ka sedasi, ehk siis saada veelgi rohkem täiendavat informatsiooni. Siis mina tahaks korraks arutada ka sellise võib-olla organisatsiooni uuringute nagu üldise trendi üle, et me seda ka tegelikult ei puudutanud, aga läbi nende intervjuude saime päris palju sellist infot ka selle kohta, et milline see selline optimaalne võib-olla sagedus üldsegi nende uuringutega on, et see on ka ju tohutult muutunud ajas tegelikult see vajadus. Jah, et tegelikult suke 3-4 aastat tagasi me nägime seda, et tihti organisatsioonid tahtsid teha uuringuid kuskil kord 2 aasta jooksul, mõnikord isegi ka harvemini, siis trend muutus rohkem selle peale, et olime iga 1,5 kuni aasta tagant käis uuring, siis nüüdseks on see optimaalne formaat nii-öelda, kui on organisatsiooni uuringud, kui selline tagasiside andmise vorm pisut rohkem juurdunud ka organisatsioonidesse, on ikkagi see, et 1 kord aastas tehakse pisut põhjalikumat uuringut, siis umbes 6 kuu pärast toimub kordusmõõtmine sellise lühema pulsiuuringu näol, kuhu valitakse välja siis sisuliselt ikkagi 2-3 maksimum olulisemat teemat, mille kohta uurida, koguda tagasisidet, et kuidas meil on nende nii-öelda arendustegevustega läinud sellel vahepealsel perioodil. Sest et me alustasin ju tegelikult seda seminari ka sellest, et maastik on väga kiires muutumises, kõik ei jõua alati selle järgi joosta ja kui me mõtleme selle peale, et aasta ajaga võib muutuda tohutult palju. Isegi see 6 kuud on juba selline periood, kus muutused võivad olla väga-väga suured. Ehk siis selline korduv mõõtmine, lühike nii-öelda sutsakas 5-minutiline küsimustik, koguda tagasisidet, kuidas meil läinud, kas me tegelesime õigete asjadega, kas me peaks äkki oma eesmärk ja selliseid eelseatud asju kuidagi muutma, et nii-öelda see vahepealne periood ei jääks liiga pikaks. Ja et tõesti sellest räägiti ka intervjuudes palju, et on vajadus saada seda tagasisidet ikkagi pigem tihti ja neid tulemusi on vaja kiiresti, et siis jõuaks sisse viia ka mingisuguseid muutuseid, et kui jääda ootama esiteks neid tulemusi või kui seda uuringut tõesti läbi viia väga harva, et siis tal ei ole mingit mõju, et ajad muutuvad nii kiiresti ja siis ei ole kasu sellest uuringust. Aga õnneks saame meie pakkuda seda sellist kiireid tulemusi ja ka sellist paindlikku lähenemist selle sageduse osas. Jah, et tegelikult kell on saanud juba 11:30, et meil vist rohkem küsimusi ei ole enam live chati tekkinud. Ei ole. Aga suurepärane, me täname teid kõiki kuulamast. Aitäh, et võtsite aega, et kuulata, osaleda, küsimusi küsida ja tõepoolest veel kord, kui teid huvitab tööalase heaolu uuringu metoodika rohkem, siis palun võtke ühendust, kohtume,
räägime sellest lähemalt ja tutvustame meie lähenemist veelgi põhjalikumalt. Aitäh teile! Ka minu poolt ilusat päeva! Kena päeva!